kõik kaebused, mis on esitatud seonduvalt valimiste läbiviimisega, jäetakse rahuldamata, sealhulgas siis EKRE kaebus seonduvalt e-valimistega. Oskad sa kõigepealt selgitada inimestele, et miks sinu hinnangul siis see kaebus mitte ainult rahuldamata jäeti, vaid menetlemata jäeti? Ja no kohtu käekiri on üsna sarnane sellele, mis on olnud varasematel kordadel, et siin tegelikult ma ei üllatunud ja see oli üks asi, millest me rääkisime väga palju, kui me seda kaebust ette valmistasime, et kuidas vältida seda, et kohus poeb mingisuguse formaalsete tehniliste selliste nüansside taha ja jätab asja sisuliselt arutamata. Ja probleem on selles, millele juhib tähelepanu ka Riigikohtu esimees Villu Kõve, et meil on kogu see kaebamise ja protestimise mehhanism on tehtud viisil, mis tegelikult muudab peaaegu võimatuks, praktikas võimatuks kaevata valimisteenistuse või valimiskomisjoni peale viisil, et seda tegelikult saakski kuidagi mõistlikult menetleda. Ja täpselt nii läkski, et Riigikohus leidis, et me oleme oma kaebuse esitanud valesti, valel ajal, vale asja kohta ja nad sisuliselt ei arutlenud seda. Ja seda me nägime juba, kui valimiskomisjon ja valimisteenistus, need on kaks erinevat asja, eks ju, valimisteenistus eksisteerib meil püsiva riigiametina või riigiasutusena ja valimiskomisjon käib koos meil siis valimiste ajal. Et valimisteenistus ja valimiskomisjon mõlemad väga-väga pingutasid selle nimel, et leida viise, kuidas teha meile selgeks, et me ei ole kaevanud õigel ajal, me ei ole kaevanud õiget asja. Ja kohus ja siis väga suur osa meie kaebusest Riigikohtule oligi see, et me taotlesime üldse Riigikohtult, et meie kaebust siis arutataks, sest ka valimiskomisjon ju suurt osa meie kaebust ei arutanud, ütles, et valesti esitatud ja sisusse ei sekkunud. Ja Riigikohus läks täpselt sama teed mööda, et sisu ta tegelikult ei arutanud. Nüüd, võib ju alati öelda, et me olemegi käpardid ja me ei saa aru ja me ei oska ja võtku endale nagu korralikud advokaadid küll siis saab. Aga fakt on see, et kaebuseid Riigikohtusse e-valimiste peale tuli seekord seal üle 10, eks ju, kõiki kaebuseid kokku umbes 20 ja kõigi puhul leiti, et need ei ole formaalselt õigesti tehtud, ei ole formaalselt õigel ajal esitatud ja veelgi enam, kõikidel varasematel kordadel on enam-vähem alati täpselt sama teed mööda mindud ja öeldud, et ei, nii ei saa kaevata ja seda ei saa kaevata ja te ei ole üldse õiged inimesed, et kaevata, et teil pole kaebeõigustki. Nii et see on absoluutselt reeglipärane muster ja sellele juhtis tähelepanu ka Villu Kõve, et praegu puudub meil ütleme õiguskaitse tegelikuks rakendamiseks, meil tegelikult peaaegu puudub võimalus. Ja see on tegelikult asi, mida tasub võib-olla korraks veel esile tuuagi, et asjasse puutuvuse kitsa käsitluse järgi ei olegi juriidiliste nüansside tõttu sisuliselt peaaegu võimalik konkreetse normikontrolli raames jõuda elektroonilise hääletuse regulatsiooni põhiseaduspärasuse tervikhindamiseni, kirjutab siis Riigikohtu esimees Villu Kõve oma konkureerivas arvamuses. Et see, mis sa selgitasid, on tegelikult ju fundamentaalne probleem, et seda võiks kõik inimesed tunnistada või peaksid kõik inimesed tunnistama, et mitte lihtsalt küsimus ei ole selles, et kaebus arvatakse põhjendamatuks, vaid selles, et ei olegi üldse võimalik jõuda kaebuse sisulise arutamiseni. No ma toon näite. Uks on kinni. Meie kaebuse me esitasime siis pärast seda, kui valimised olid juba lõppenud, elektroonilised valimised lõppesid, eks ole, laupäeval, pabervalimised lõppesid pühapäeval, valimistulemuse valimiskomisjon või valimisteenistus täpsemalt tegi siis kindlaks ööl vastu esmaspäeva ja sellega võib öelda, et nad otsustasid valimistulemuse. Nüüd me kaebasime alates sellest hetkest, kui nad siis olid oma selle valimistulemuse tuvastanud. Ja mida meile ütleb siis Riigikohus? Riigikohus ütleb sama, mida ütles meile juba ka valimiskomisjon, et mitte me ei oleks pidanud ootama, kuni lõppes ära valimistulemuse kokkulugemine, vaid kui me nägime mingeid asju, näiteks, et see QR-kood ei töötanud või näiteks mingid inimesed ei näinud õigesti valimisnimekirja või mingeid muid selliseid tehnilisi probleeme, et kuna valimised meil kestavad nüüd juba nädal aega, et siis me oleks pidanud valimiste toimumise ajal juba oma kaebuse esitama. Valimised algasid 27. veebruaril.
ja kohe esitama ja sellest hetkest saadik, kui meie saime teada, et kuskil mingi viga on, hakkab see nii-öelda 3-päevane tähtaeg lugema. Ehk siis tegelikult oleks me pidanud kaebuse esitama juba ennem, kui valimised läbi on. Samas on meil varasemad korrad olnud, kus me oleme esitanud kohe, kui on mingi probleem tekkinud ja siis on meile öeldud, et ei, me kõiki kaebusi vaatame siis, kui valimised on läbi. Ehk selline kafkalik olukord, kus kui sa tuled ühest uksest, öeldakse, et mine teise ukse taha ja kui sa tuled teisest uksest, öeldakse, et ei mine kolmanda taha ja kui sa tuled kolmandast, siis öeldakse, et ei, esimene oli see õige. Ja kui sa ütled, et ma esimesest ei saanud sisse, siis öeldakse, et aga proovi mõnda muud. Et täpselt nii see oligi ja mida nüüd ütles veel ka Riigikohus oma edasised punktid, mis olid, et kui me ei protestinud, et kuna valimisprotseduurid koosnevad eri etappidest ja valimised on nii-öelda rulluüritus, et kui me ei protestinud selles õiges etapis, siis meil puudub õigus lõpptulemust protestida. Ehk siis kui tehti viga kusagil seal, ma ei tea, valimiste keskel, ma ei tea, kolmapäeval, ja meie ootame pühapäevani tulemusi ja saame siis teada, et tulemused on pehmelt öeldes mitte usutavad, et siis tegelikult, siis on juba hilja, siis on rong läinud. Uskumatu. Tegelikult tõesti väga sünge olukord. Ja siin on palju asju, mida ma tahaks küsida, millest saaks lähemalt rääkida, aga kuna me oleme ajaliselt praegu kitsastes raamides, ma liigun selle juurde, mida kohta ma tahtsin sinult põhiliselt küsida. Mitte, et siin ei oleks rohkem millest rääkida, aga küll me jõuame neist asjadest veel rääkida. Ma tahtsin sinult küsida seda, ma arvan, mis on väga paljudele inimestele huvitav ja oluline, kuna enamik meist ei ole süvenenud sellesse rägastikku, mis puudutab siis probleeme seonduvalt e-valimiste läbiviimisega, siis ehk sa selgitaksid inimestele lühidalt, konkreetselt, arusaadavalt, milles seisnevad need peamised probleemid, mis nüüd probleemi süvenedes on sinu jaoks ilmseks saanud, et mis need kõige tõsisemad probleemid selle e-valimiste läbiviimisega seonduvalt on? No kõige üldisemalt kokkuvõttes ei ole e-valimised kontrollitavad ja mis nüüd on tulnud välja ka kogu selle protestimise käigus, et e-valimisi ei kontrolli ka valimisteenistus ega valimiskomisjon. Ehk siis e-valimised on outsource itud või edasi antud, välja hangitud kahele ettevõttele või kahele asutusele. Üks on Riigi Infosüsteemide Amet ehk RIA ja see on täitevvõim, puhas täitevvõim. Ja teine on siis eraõiguslik asutus nimega sertifitseerimiskeskus. Sertifitseerimiskeskus on siis see, kes annab meile kõigile meie ID-kaardid ja ID-kaartide pinnid. Õigemini isegi ta ei anna meile ID-kaarti, vaid ta annab meile siis selle ID-kaardi isiku tuvastamise elektroonilise sertifikaadi. Ja põhimõtteliselt on sertifitseerimiskeskusel olemas juursertifikaat, mis tähendab seda, et kui sul on olemas juursertifikaat, siis sa põhimõtteliselt saad ükskõik kelle PIN 1 ja PIN 2 ja ka pukke kasutada. Et see on sul nii-öelda see kuldvõtmeke, millega saab kõik uksed lahti ehk kõikide ID-kaartide kasutus ja veel isegi ma ütleksin veel täpsemalt, sul ei pruugigi olla ID-kaarti füüsiliselt, aga sul on siis see nii-öelda elektrooniline identiteet sertifitseeritud. Et see on nende käes ja nad saavad ükskõik kellele seda luua, nad saavad ükskõik kelle nimel seda kasutada. Ja selle jaoks, et seda kuritarvitust ei toimuks, selle jaoks on olemas terve rida, ütleme siis selliseid nii-öelda riskimaandamise või turvatagamise mehhanisme. Alates sellest, et seda juursertifikaati ei saa üks inimene kunagi kasutada, vaid seal on, ütleme, piltlikult öeldes nagu tuumanupuga, et sul on mitu inimest, kes peavad sellele korraga vajutama või järjekorras vajutama, et see üldse kuidagi tööle hakkaks. See on nii-öelda mitme silma reegel. Ja me küsisime valimisteenistuselt, et kas te teate, kelle käes on juursertifikaat, kui paljud inimesed seda omavad, kuidas see on turvatud, ei tea, me ei kontrolli seda. Ja teine asutus siis, ja ma tuletan meelde, see on eraõiguslik asutus, see ei ole riigi asutus. Ja teine asutus on siis Riigi Infosüsteemide Amet, kes jooksutab kogu e-valimiste tegelikku poolt. Alates siis sellest, et ta teeb e-valimiste rakenduse, kogub need hääled kokku, loeb need hääled kokku, kustutab häälte juurest ära isikukoodid ja et nad nii-öelda anonüümiseerib selle häältesüsteemi ja lõpuks siis annab üle selle nii-öelda kokku kogutud häälte hulga valimisteenistusele. Valimisteenistus siis selle RIA poolt neile antud häälte hulga loeb siis kokku meie silme all. Nüüd OSCE valimiste vaatluse organisatsioon ODIHR
on korduvalt öelnud, et Eesti valimiste kõige suurem ohukoht on sisemine rünnak. Mitte välimine rünnak, vaid sisemine rünnak. See tähendab seda, et mõni inimene süsteemi sees kuritarvitab oma õigusi. See võib olla, ma ei tea, ideoloogiliselt motiveeritud mõni ametnik, see võib olla keegi, kellel on, ma ei tea, kasiinovõlad tekkinud ja teda pigistatakse, ükskõik mis, aga see on sisemine rünnak. Kõikides süsteemides on alati kõige suurem oht alati sisemiseks rünnakuks. Mõtleme näiteks pankade või kasiinode peale, et kes esimesena alati kipuvad sealt varastama, on oma töötajad, eks ju. Ja selle jaoks luuakse alati mingid turvamehhanismid, mis teeb väga raskeks selle sisemise rünnaku. On mingid, jälle, mitu inimest peavad korraga keerama seifi võtit, piltlikult öeldes, et sealt seifist raha kätte saada. Ja me küsime valimisteenistuselt, et kas te teate, kellel on Riigi Infosüsteemide Ametis siis peaadministraatori õigused, kes pääsevad kogu programmile ligi? Ei tea, kui paljudel, ei tea, mis õigused. See ei ole meie asi, me usaldame RIA-t. Aga nüüd on selle kogu meie kaebuse põhiiva oli see, et Eesti seadused ei näe ette, et valimisi viiks läbi kas sertifitseerimiskeskus või RIA. Eesti seadus näeb ette, et valimisi viib läbi ja kontrollib ja tagab nende turvalisuse ja nende vaadeldavuse ja nende, ütleme siis, läbipaistvuse tagab valimisteenistus ja siis valimisteenistuse järelevalveks loodud valimiskomisjon. Ja valimisteenistust ei huvita, ta ei küsi ja ta ei kontrolli ei RIA-t ega sertifitseerimiskeskust, aga ta on kogu kupatuse andnud neile. Ja nüüd, kui me räägime siis sellest turvalisusest, e-valimiste turvalisusest, siis turvalisuse mõttes on e-valimistel 7 kihti või ütleme siis sellised 7 etappi, mida peaks saama nagu kontrollida ja mis on üksteise vastu võrreldavad. Ma näiteks toon selle, et kui mõni valija võtab kätte ja laadib omal kas arvutisse või telefoni siis selle valija rakenduse, siis see on juba esimene turvakiht ja kui ta nüüd selle valija rakenduse kaudu hakkab e-hääletamist läbi viima, ta logib ennast PIN1-ga sisse. Nüüd sellest jäävad maha logid, et kust ta üldse alla laadis selle asja, kust ta sisenes sinna süsteemi ja millal ta sisenes. Ja nüüd me saame sealt kätte selle hulga inimesi, kes on üldse nii-öelda e-valimiste poole pöördunud. See on sisuliselt sama asi, kui vaadata näiteks pabervalimiste puhul siis hääletamas käinute nimekirja valimiskomisjonis, selles valimisjaoskonnas. Et sa lähed sinna sisse, vaatad, ma ei tea, 75 inimest on siin käinud, andnud allkirja, et ta sai sedeli kätte. Sisuliselt, kui sa valimisrakendusse siis ennast sisse logid, siis see on nagu sedeli kätte saamine. Sa ei ole veel otsust teinud, sa ei ole seda kasti lasknud, aga sa oled sinna ennast kirja pannud ja hakkad vaatama, kelle poolt hääletad. Seda logi meile ei antud, aga see on nii-öelda esimene. Nüüd sealt tulevad edasi veel 7 kihti neid erinevaid logisid, et millal nad oma hääle ära annavad ja millal see hääl jõuab siis valimiskasti, need on erinevad etapid kõik. Kui neid omavahel võrrelda, siis on kohe näha, kui kuskilt mingid hääled kaduma lähevad, mingid hääled juurde tulevad ja lõpuks siis see viimane 7. etapp on see, mida näitab valimisteenistus avalikkusele, aga ka selles viimases 7. etapis on 2/3 andmetest ära kustutatud. Ehk me näeme jällegi ainult seda hulka hääli ja kellele nad on antud, aga me ei näe tegelikult, meil ei ole seal muid andmeid juures, mingisuguseid elektroonilisi andmeid juures, mis võimaldaks meil võrrelda neid eelmiste etappidega, et näha, kas kõik on liikunud korrektselt ühest etapist teise. Nii et ütleme siis 7 kontrollikohast poolt või natuke vähem kui poolt on võimalik avalikkusel vaadelda. Ja mis on, ma ütlen, meil kõige traagilisem on see, et ka valimisteenistus ise absoluutselt huvi ei tunne selle vastu, mis nendes varasemates etappides, kuidas on juhtunud. Piltlikult öeldes jälle meile tehakse seda, et meile võtakse see elektrooniline urn, valatakse meie kõigi silme all, nii nagu paberurngi tühjaks ja öeldakse, näete, siin on hääled. Aga kui me saame paberhäälte puhul ikkagi kontrollida just nimelt seda sama valimisjaoskonnas allkirja vastu ennast kirja pannud valijate hulka või me saame vaadata, kui palju jäi tühjaks sedeleid, mis nendest sedelitest saanud on. Et kõiki neid asju me saame kontrollida, siis e-hääletusel mitte midagi, seda me ei saa kontrollida. Nüüd see on nagu, kontrollitavus on praktiliselt olematu. Teiseks, seadus ei luba mitte kuidagi anda valimiste korraldamist kuhugi kellegile edasi. Põhimõtteliselt võiks anda EKRE-le valimiste korraldamise sellise sama loogika järgi, kui neile see meeldiks. See ei oleks seaduslik.
Ja eraldi nüüd väga suur probleem on see, et me tõestasime ära ja see on jälle tehniline teema, aga puust ette ja punaseks tõestasime ära, et elektroonilise valimise puhul hääl ei ole salajane. Et hääle salajasuse printsiip on täiesti auklik, et seda, kelle poolt ma hääletasin elektrooniliselt, on võimalik kolmandatel isikutel üsna kergelt teada saada. Ja see on nüüd räigelt põhiseaduse printsiipide vastane, sest hääletamise salajasuse põhimõte on ikkagi selliste vabade valimiste lahutamatu osa, et keegi ei saaks sind mõjutada või sind ette mõjutada või sind tagantjärgi karistada selle eest, mismoodi sa hääletanud oled. Ja hääletamise salajasust ei olnud elektroonilisel hääletamisel tagatud. Nii et kui me nüüd need asjad kõik kokku paneme, siis siin on terve rida väga põhimõttelisi vastuolusid põhiseadusega. Me isegi oma kohtukaasuses ju ei läinud väitma, et valimised on võltsitud. Me väitsime, et see kõik on toimunud seaduse vastaselt või ebaseaduslikult või põhiseadust rikkudes. Ja see ongi nüüd see traagika, et põhiseaduskohus ehk Riigikohus ei hakanud isegi arutama seda, et kas on või ei ole seadusega kooskõlas, vaid lihtsalt leidis, et meie kaebus ei ole esitatud õigesti ja viskas selle meile üle leti tagasi. Ja jällegi, ma ei ole praegu positsioonis, kus hakata omapoolset kommentaari siin esitamas, meil saab aeg otsa, väga palju huvitavat oled rääkinud, väga palju huvitavat oleks seda eraldi käsitleda. Aga ma ütlen ainult ühte asja, et tegelikult minu hinnangul peaksid need inimesed, kes vastutavad selle eest ühes või teises aspektis, et meie riigis teostatakse riigivõimu kooskõlas põhiseadusega, nagu näiteks Riigikohtu esimees, õiguskantsler ja teised, näitame ise ka initsiatiivi selle olukorra parandamiseks. Mitte nii, et umbes nii, et EKRE esitas kaebuse, see polnud esitatud tähtaegselt, menetlusse ei võeta, case closed, kuigi tõsine probleem on. Kui on tõsine probleem, siis tegelikult need inimesed peaksid ise võtma üles initsiatiivi, ütleme, kuulge, me ei saa niimoodi edasi minna, et valimised põhimõtteliselt ei ole kontrollitavad, eks. Aga okei, see selleks. Ja mitte see selleks, aga ma lihtsalt ei saa praegu rohkem aga näiteks mina ütleksin, et siin, kui me nüüd mõtleme, mis edasi saab, siis ega palju muid variante ju ei ole kui see, et õiguskantsler algatab põhiseaduslikkuse järelevalve. Ainult, et kui me siin vaatasime valimiste järgselt, mis olid Ülle Madise poolt tehtud avaldused, siis ta ei andnud meile küll mingisugust kindlustunnet sellest, et teda e-valimiste läbiviimise põhiseaduslikkuse kooskõla kuidagigi tekitaks tas mingisugust nihelust. Vastupidi, tema sõnum oli see, et seni tehtud auditid ei ole probleeme näinud. Et siin see ei anna meile julgust väita, aga arvata seda, et nüüd teist korda järjest Riigikohus ütles meile, et seda peab paremini seaduse tasandil reguleerima. Eelmine kord 2019 ütles ka, et valimisi me ei tühista, aga paremini peaks reguleerima. Nüüd ütles uuesti üle selle sama asja, muide pehmemas vormis, et võiks ikkagi Riigikogu nüüd natukene seda seadust parandada. Aga tegelikult me ju nägime, et eelmine Riigikogu sellega tegeleda ei tahtnud. Me võime mürki võtta, et nüüdne Riigikogu koosseis ei hakka sellega üldse tegelema. Ja see tähendab seda, et me oleme täielikult ringkaitses. Võib-olla üks järeldus, mis siit tuleks teha, pöördudes ka Riigikohtu esimehe poole, on see, et mitu korda veel peab see juhtuma, et Riigikohus ütleb, et tegelikult tuleks paremini neid asju reguleerida, aga parlament ei reguleeri. Tähendab, mitu korda see peab veel juhtuma, enne kui Riigikohus ütles, et kuulge, et nüüd me enam ei ütle, et peaks paremini reguleerima, vaid see tõsiasi, et pole paremini reguleeritud, kujutab endast vastuolu põhiseadusega. Tegelikult peaksid seda esimesel korral minu meelest ütlema. Riigikohus ei ole minu meelest see institutsioon, kes annab selliseid pehmeid hinnangud, et meie arvates võiks siin natukene rohkem proovida reguleerida seda täpsemalt. Tegelikult temal on kaks varianti hinnata, kas on kooskõlas põhiseadusega või ei ole kooskõlas põhiseadusega. Kui on, siis probleemi ei ole, ja kui ei ole, siis tuleb seda käsitleda probleemina, mitte nii mingi vahepealne hall asi, eks ole. Et justkui on, aga päris ei ole ka, et proovige teinekord paremini edasi. Seda peaks küll nõudma minu meelest. Ma ütlen, tegelikult meil on ju punnseis. Riigikogu ei muuda seda seadust, sest et see seadus taastoodab liberaalset režiimi ja liberaalne režiim on võimul. Meil on need erakonnad, kes sellest süsteemist saavad igakordset kasu ja valimisvõidu, ei lähe ju seda süsteemi muutma, ei lähe seda seadust muutma. Ehk siis Riigikogu ise seda mitte mingil juhul muutma ei hakka. Nüüd mis jäävad järele variandid, eks ole, et
kui kohus ütleb, et Riigikogu võiks seda muuta ja Riigikogu seda ei muuda, siis iseenesest on kohtul võimalik öelda, et need ja need paragrahvid, kusjuures Villu Kõve juhtis ka nendele paragrahvidele, konkreetsetele paragrahvidele tähelepanu, meie ka oma kaebuses tõime need konkreetsed paragrahvid välja, et need ja need paragrahvid on tühised, need ei kehti enam. Et need on põhiseadusvastased ja need ei kehti enam, mis tähendab seda, et järgmised valimised tuleb läbi viia ilma nende paragrahvideta ehk ilma e-valimisteta. Kui Riigikogu ei muuda vahepeal seadust, tehes siis Riigikohtu suuniste järgi neid paragrahve ümber niisuguseks, et nad oleksid põhiseadusega kooskõlas. Aga Riigikohus ei ole seda ju mitte kunagi teinud. Nad ei ole kunagi selliseid asju öelnud meile. Et kes saab üldse algatada sellise kaasuse? Me oleme näinud, et valimiste järgsetes kaebustes, ja seda ütleb ka Villu Kõve oma siis konkureerivas arvamuses, et valimiste järgsetes kaebustes puudub tegelikult mehhanism selle põhiseaduslikkuse kontrolli käivitamiseks. Järelikult põhiseaduslikkuse kontrolli saab käivitada meil õiguskantsler valimiste vahelisel ajal, sest põhiseaduse kontrolli käivitamiseks näiteks eraisikuna või ka erakonnana niimoodi, et me alustame mingit kaasust kusagil seal esimese astme kohtus, praktiliselt on võimatu. Praktiliselt võimatu. Nii et ma ütlen, see ongi täiuslik ringkäändus praegu, mis toimub. Ma lubasin, et üritame selle intervjuu mahutada circa 20 minuti sisse, see aeg on täis saanud, mistõttu ma küsin sult veel, tegelikult peaks ütlema, et rohkem ei küsi midagi, ma küsin siiski ühe küsimuse veel ja vastasid nii pikalt, kui sa ise leiad võimalik olevat. Mis edasi saab? Osaliselt me seda nüüd puudutasime ja ma arvan, et õiguskantsleriga tuleks ka maha istuda seda asja nüüd väga tõsiselt arutada, kuidas edasi, aga mis laiemas pildis edasi saab ja ma ühe lausega ütlen ka, mis on küsimuse taustaks. Sa ju isegi oled osutanud sellele, mina olen osutanud ja mitmed teised on osutanud, et meil on probleeme ei vähemas ega rohkemas ei saagi hästi olla, ei vähemas kui riigivõimu legitiimsuses. Eks, et kui me ei saa olla kindlad selles, et valimised viiakse läbi ausalt, kui see ei ole kontrollitav, siis on väga raske seda riigivõimu, mis nende valimiste pinnalt on paika pandud, ka legitiimseks pidada. Ehk kuidas selles olukorras nüüd siis nagu ühiskonnana ja riigina üldse edasi minna? Ja meile on palju kordi öeldud, et nüüd tuleb kaevata Euroopa kohtusse kuskile, Euroopa inimõiguste kohtusse või Euroopa kohtusse. Ma olen rääkinud meie advokaadi Paul Keresega, kes ütleb, et see on praktiliselt täiesti lootusetu, et nad ei võta seda menetlusse, meil puudub kaebeõigus, see ei ole niimoodi ette nähtud üldse. Et ma kardan, et meil see tee tegelikult puudub. Mis nüüd edasi saab, muidugi on see kõige suurem küsimus on, ja ma olen täpselt sama meelt, et meil ei ole legitiimset võimu sellisel moel. Meil ei ole põhiseaduspärast võimu sellisel moel. Meil on võim, mis täidab, ütleme siis, riigivõimu puhtalt jõupositsioonilt. Et nemad nende käes on julgeolekuasutused, jõustruktuurid, mõnes mõttes võib ka öelda, et kogu kohtuvõim tegelikult toetab seda tänast liberaalset režiimi, aga tal puudub see, mis on nagu demokraatliku süsteemi nurgakiviks või kõige olulisemaks kontseptsiooniks on, tal puudub legitiimsus ja see legitiimsuse puue tegelikult tuleneb sellest, et üle poole inimestest väidetavalt andsid oma hääle e-häälega ja see tähendab seda, ja meie ei saa kontrollida, mitte keegi ei ole saanud kontrollida, kas nad tegelikult ka andsid ja kelle poolt nad tegelikult hääletasid. Ehk siis ütleme, kogu valimistulemusest suurem osa kui pool on meile pandud ette ja öeldud, et nii on, uskuge. Aga valimised ei saa olla usu või usalduse küsimus, et kui me peame usaldama, aga mina ei usalda tänast riigivõimu, mina ei usalda Kaja Kallast, mina ei usalda Reformierakonda, mina ei usalda lihtsalt. Ma tahan kontrollida saada. Ja mul ei ole kohustust usaldada. Nii et nii on lihtsalt. Ja see tähendab seda, et meie, ma ei tea, kui suur hulk elanikkonnast, aga mingi arvestatav osa inimestest ei pea tänast riigivõimu tegelikult seaduslikuks ja legitiimseks võimuks. Mis ei tähenda seda, et me läheme tänavale mässama või revolutsiooni tegema, aga tähendab küll seda, et meil tänane valitsus valitseb jõupositsioonilt, mitte õiguse positsioonilt. Ja see on ikkagi, tegelikult on see punkt 1 on traagiline, punkt 2 on ikkagi, kui me räägime siin põhiseaduslikust korrast või põhiseaduslikust riigikorrast, siis tegelikult meil seda põhiseaduslikku riigikorda praktikas ei eksisteeri enam. Ja see on,
kui me räägime siin ühiskondlikest lõhedest või me räägime sellest, et noh, mingid rasked ajad seisavad ees ja ühiskond peab kuidagi ikkagi noh, mingites küsimustes kokku hoidma, noh, ei ole võimalik, et meie tänane valitsus ei toetu kogu ühiskonna sellisele laiale pinnale, sest et ta on võimule saanud väga küsitavalt. Kuule, suur tänu sulle nende selgituste eest ja muuseas suur tänu ka selle suure töö eest, mis sa oled siin viimase nüüd peaaegu 6 aja jooksul ära teinud pärast valimisi, et püüda sellest rägastikust kuidagi läbi murda, et ma ei tea, kui paljud inimesed seda teavad, aga mina olen kõrvalt näinud niivõrd-kuivõrd, et sa oled hirmsasti pingutanud ja see pingutus väärib tõesti lugupidamist. No see on Kindlasti mul töö. räägime nendel teemadel veel, aga praeguseks tõmbame otsad kokku, et sa saaksid oma muudele kohustustele